Tere head vaatajad, see on Võlnikud TV ja teie ees on 5. videoreportaaž. Täna võtan fookusesse Roman Klotsenkovi võlad. Roman, kes on sündinud 84. aastal ja on pärit Tammsalust. Kõnealune võlg, mida täna arutan paljude muude tema võlgade seas, sai alguse 2010. aastal, kui Roman sõlmis siis kohaliku kommunaalteenuste ettevõttega kohtus kokkuleppe oma võla tasumiseks. Kõnealust kokkulepet ta siiski tasuma ei asunud ja sissenõudja andis siis kohtuliku kompromissi kohtutäiturile sissenõudmiseks. Kohtutäiturid edu paraku ei saatnud põhjusel, et Romanil oli ka palju muid võlgnevusi juba menetluses ja hiljem põhjusel, et Roman läks ära Soome elama. Kusjuures Romaniga oman ma kokkupuudet ka varasemast ajast, paari aasta tagusest juhtumist, kus oli samuti küsimus tasumata võlas, kuid seal saavutasime me temaga kokkuleppe ja Roman tasus oma võla korrektselt. Aga tõsi, kõnealuse küsimuses me ei ole temaga veel mingisugust lahendust leidnud. Tema ainuke vastuväide võlale, või kui seda üldse saab vastuväiteks nimetada, oli see, kui ma 2018 augustis talle teatasin ja pakkusin võimalust tulla anda siis videointervjuu oma tasumata võlgadest, kuid sellele vastas Roman ainult ühe lausega. Ma lasen oma advokaadil sinuga tegeleda. Tänase päeva seisuga ei ole ükski advokaat minuga kontakteerunud, et ta sooviks Romani eest ja nimel anda intervjuusid. Roman on elujõuline noor mees, kes just käed rüppes pole Soomes istunud. Oh ei, selle asemel on ta suutnud mässida ennast arvukatesse võlgadesse, on suutnud ka asutada ehitusettevõtte ja minu arvamuses teenib ta piisavalt, et tegelikult oma võlgasid maksta. Aga ei, selle asemel kulutab Roman raha reisimisele, mida ta avalikult eksponeerib Facebookis. Ei ole ükski aasta tal ükski välisreis vahele jäänud, selle asemel, et oma võlgasid maksta. Aga järgnevaga vaatame üle siis tõendid kogu räägitud tema arvukate võlgade osas. Kaadris on väljavõtte kohtulikus kompromissist. Roman andis kohtule kinnituse, et ta tasub võla ära vabatahtlikult, kuid nähtavasti see kinnitus lõpuks ei maksnud midagi. Kompromiss jõustus ilma, et Roman oleks sellele vastuväiteid esitanud. Samuti on jõustunud kohtulahend kunagise laenuettevõtte poolt. Sellega mõisteti Romanilt välja laenuvõlg ja ka seda lahendit pole Roman soovinud vaidlustada. Niisiis on kahe kohtulahendi võlasaldu kokku natuke üle 6100 euro. Läinud Soome elama võttis Roman kaasa kodumaalt pärit tõekspidamised, et võlgasid pole vaja maksta. Selgub, et Soome kohtutäiturite käes on tema võlgade kogusumma natuke alla 18 500 euro. Silma paistab see, et ka Soomes on ta erinevad laenufirmad rahata jätnud ja see käitumine on olnud mustriline. Niisiis teadolevad Romani võlad, rõhksõnal osad teadolevad võlad, kokku on rekordilised circa 24 500 eurot. 24 500 eurot. 24 500 eurot. Taustauuringu käigus kogutud infos selgub, et 2009. aastal on Romani ka kriminaalkorras karistatud ja seda omastamise eest. Selgitan vaatajale, et omastamine on selline tegu, kui inimese kätte on antud teise isiku vara, mille ta pöörab siis enda kasuks, näiteks ei tagasta seda enam, müüb maha, pandib või midagi sellist. Määratud rahatrahvi tasus Roman ära vaid põhjusel, et mittemaksmise korral oleks teda ähvardanud vangistus või üldkasulik töö. Maksehäirete registrist saame teada, et Roman tasub oma võlgnevusi väga aeglaselt, et keskmiselt 7 aastat on tal läinud osade võlgade tasumiseks aega. Võin vaatajatele oma töökogemuse pinnalt küll kinnitada seda, et nii kuidas inimesed käituvad oma, kui ütleme, eraisiku võlgadega, nii kannavad nad samad tõekspidamised üle ka oma ettevõtlusse. Et tõsikindlalt ma tõesti ei saa täna öelda, et Ledonet OÜ on Soomes võlgu kellegile, kas need võlad on makstud või maksmata. Ei tea samuti öelda, küll aga leidub mitmesugust infot Facebookis, et töötajatele palgavõlgasid ja nende maksmistega on sellel ettevõttel olnud probleeme, mis tõsi väga üllatav ei ole. Arvukad tõendid räägivad kõik ühte keelt, et Roman on suurtes võlgades ja tema käitumine rahalistes suhetes on pahauskne. Ja see on mustriline käitumine. Nagu teada saime, tegemist ei ole ainult siin 1, 2 ega mitte 3 võlaga. Et eks jääb iga vaataja otsustada, kui usaldusväärne ja seaduskuulekas Roman rahalistes suhetes on ja kas temaga tasub uusi rahalisi suhteid sõlmida. Minu arvamuses mitte. Ja kui Roman peaks siis 2010. aasta kohtuliku kompromissi tasuma, siis ma kindlasti sellest avalikkust uuesti teavitan.
ma tänan kõiki vaatajaid, kohtume järgmises videoreportaažis.